Möödunud sügisel tegime 5 parkuuri õppevideot Tartu Ülikooli liikumislabori jaoks. Nüüd toome avalikkuse ette need ka meie. Loodame, et neist on kasu ka, seega kutsume üles teid kaasa lööma meie ühisvideost. Järgmiseks tehnikaks on täpsushüpe. Filmi oma sooritust ja saada meile klipp Facebookis või Instagramis. Huvitavatest videotest teeme ühisvideo. Selles videos pöörame tähelepanu maandumistele ja täpsushüpetele. Kõige tähtsam on, et sa maanduksid päkkade peale, mitte täistallale ega kandadele. Teine tähtis punkt, 90 kraadi reegel, et reie ja sääre vaheline nurk ei oleks väiksem kui 90 kraadi. Et hoiad 90 kraadi. Nüüd, kui tegu on kõrgema maandumisega, kui sa tahad edasi joosta, siis on vaja käed maha panna ja keha kallutada. Sellisel moel sa ei riku 90 kraadi reeglit ja saad kohe kiirelt edasi liikuda. Täpsushüppe puhul on maandumisreeglid täpselt samad, lisandub ainult see, et päkkadega tuleb maanduda objekti serva. Väldi maandumist täpselt objekti peale ja täistallale. Sellisel moel võib libiseda ja väldiga maandumist talla keskosaga serva pihta, põrutad talda või kanda, et täpselt siis päkk serva peale. Alguses ei ole vaja üldse kuhugi äärte peale ronida. Võib alustada täiesti maapinnal. Hüpata näiteks laotud kivisillutisel ühelt kivilt teisele või joonte peal, nagu mina praegu hüppan. Kui sa hüppad millegi pealt millegi peale, siis kasuta ära serva. Pane päkad sinna taha, selliselt sa saad kõige rohkem jõudu ära kasutada. Siis maksimaalselt tõuget saada, pead sa maksimaalselt sirutama. Käed üles, jalad sirgeks. Hüppe ajal tõmbad põlvi üles ja valmistud maandumiseks. Maandumisel samad punktid nagu läbi käisime. Et päkkadele serva peale. Kui sa väljas treenid, veendu, et sinu ümber asjad on ohutud, et nad ei oleks katki minemas, ei oleks libedad, et sa vigastaks iseennast või teiste vara. Ja nagu siingi on näha, kui ma tulen praegu sulle keskele, see paindub läbi. Suurema hooga hüpates see ilmselt murduks ära. Tuleb ka selliseid asju jälgida. Treeni ohutult!